Sa mõtled, mis ma seal tegin? Mul oli küsimus, et mida ma uue flipi korteriga teen, mille ma just ostsin. Välja mõtlesin, ma kohe näitan sulle. Kööki näete, on ju, et siia tuleb uus ilus köök, samamoodi nurgaga köök tuleb siia, muidugi täisulatuses kapid, ma ei tea, mis värk sellega on, aga mingi siuke 15-20 aastat vanades majades köögid on niimoodi, et sul kubu tuleb siit, et võiks nagu otse alla tulla, siis nad on vedanud sellise ilusa toru niimoodi terve seina ulatuses, et see kubu on kuskil mujal, et minu täiesti arusaamatu. Siia tuleb külmkapp, siia tuleb pliit, see jääb siuke nurgaosa, siia tuleb kraanikauss, nii et kõik natuke on teistmoodi, aga väga ilus. See on praegu kahetoaline, siis see on 48 ruutmeetrit ja siis sellest saab kolmetoaline. Aga tule vaatame, ma näitan sulle vannituba. Et siin on selline plaat, et ma eelmises flipi korteris värvisin vannituba üle, aga siin ei saa seda teha ja siin on see vannituba ikka liiga kehvas seisukorras, et siin on vaja täitsa uus teha. Selle dušikabiini kaotame siit ära, dušikabiinid ei ole väga seksikad. Siia tuleb dušiklaas, dušinurk jääb samasse kohta, kraanikauss jääb siia samma, siin on pesumasin kuivati, tuleb siia ilus töötasapind, siia tuleb üks peegelustega kapp. Ja tulema näitan seda WC-potti sulle, et ilus. Ja siin ei ole vahet, kas tõmbad vett peale, tõmbas ära ei kaava, nii et selles mõttes siin on, ma ei tea, mis sinna kivistunud on, et see jääb iga ühe enda mõttetööks. Esikus on siis niimoodi, et esialgu oli plaanis, et teha mõlemale poole ust kapilahendus, aga see ikkagi praegu siin vaatasime üle ei toimi. Nii et siis siia tuleb sahtlitega osa, siia tuleb kapi osa, kuhu saab rippuvad riided, üle riided panna. Selle ülemise osa jätame siit nagu tühjaks. See kõige suurem muudatus tuleb sellest, et meil magamistuba on koos sellise väikse garderoobiga on praegu 16 ruutmeetrit, et siia tuleb uks. Ja umbes selle koha peale siis läheb, seal me pärast vaatame magamistuba, sein vahele, et siis jääb selline 2 magamistuba. Siis mingi peaaegu 15 ruutmeetrit või natukene väiksem siin praegu, see on tantsuplats, kui sa ise vaatad ja see on jälle, kui ma seda korterit vaatama tulin, siis akende asetus ülihea, sellepärast, et täpselt siit nurgast kuni siia ukse taha, siia siis tuleb sein, see teine uks tuleb siia täitsa nurka ja siis siia seina äärde tuleb väike kapp. Ma selle toa jätan tühjaks, selles mõttes, et igaüks saab siis ise sisustada nii, kuidas tahab, aga riidekapp on nagu oluline. Walk-in garderoob, walk-in on ju, saate ringi pöörata siin. Et tegelikult mulle kuidagi mälu soppis oli nagu suuremana, kui ta tegelikult on. Et ma mõtlesin, et siia taha saab veel panna mingisuguse lauakese ja peegli ja asjad, aga siia ei mahu, et siis siia tuleb niimoodi, et siia tuleb sahtlite osa, lahtised riiulid, siia tuleb rippuvate riiete osa, siia tuleb naistele kleitide osa ja siis siin on ka veel nii, et kõik on läbi mõeldud, kõik on mõõdetud ja saab tehtud nii, et kokku on siis 48 ruutmeetrit, nagu ma ütlesin, ja nüüd siin on lihtsalt siis see asi jälle, et see kolmas tuba jääb alla 8 ruutmeetri, ehk et ta paberite järgi jääb kahetoaline korter abiruumiga, aga oma funktsionaalsuse mõttes on ta 3-toaline korter ja kui hindaja seda korterit hindab, siis ta hindab vastavalt nagu võrdlevalt 3-toalistega. Et sealt tuleb see jälle see hinnatõus, et kui üks tuba juurde teha, siis hind tõuseb kohe. Nii et sellepärast see kolmas tuba siia saab juurde tehtud. Et siia tuleb söögilaud ja toolid, diivan tuleb siia ja kuna siin on juba pistikupesad ja kõik asjad on olemas, siis telekalaud ja telekas tulevad siia. Et kuna see on kivisein, siis me siia süvistama ei hakka, et siia telekat seina peale vedada. Et teeme lihtsama lahendusega. Vaatagi ilusad suured akmed siin on, et siia ta tülgkardinad ja pimendavad kardinad ka, et see annab hästi palju juurde ja siis praegune plaan on niimoodi, et 2 nädala pärast saab ehitaja alustada. Ta ütles, et läheb umbes 6 aega ja siis saab tulla köögifirma oma asju tegema. Nii et loodame, et äkki kui siis köögifirmal läheb ka siuke mingi aeg, nad teavad juba, tellimus läheb töösse, et äkki siis 2 kuuga üritaks 2,5 kuuga alates ostust kuni valmimiseni üritaks hakkama saada, vaata, kuidas läheb. Kust ma sain üldse selle mõtte, oli see, et ma käisin siin majas vist teist korterit vaatamas, mis oli tehtud 2-toalisest 3-toaliseks.
ja noh, see vajas ka remonti ja seal ma kuidagi ei saanud omaniku või selle maakleriga hinnas kaubale ja see korter müüdi ära. Ja siis ma ühel hetkel avastan, et oi, samas majas on peegelpildis samasuguse planeeringuga korter korrus kõrgemal müügis ja oluliselt odavamalt. Ja siis ma tulin, käisin, vaatasin selle korteri ära ja maakler ütles mulle, et omanik hinnas alla ei tule. Ja siis vaatasin ära, ütlesin, et okei, nädal hiljem saatsin talle pakkumise. Maakler ütles, et pole mõtet, et omanik hinnas alla ei tule, et ta on ülijäik. Siis läheb paar päeva mööda ja siis kirjutab mulle, ütleb, et kuule, et suureks üllatuseks omanik oli nõus. Aga noh, ma pakkusin 5000 alla, sellest, mis nad küsisid, et tegelikult ei olnud palju. Ja siis tellisin hindamisakti ära, ise hullult higistasin, mõtlesin, et joh, ei tii, et äkki ikka liiga vähe pakkusin ja noh, et ei väsi kordamist ikka, et klippimisega raha tehakse ostes on ja noh, kuidas ma siis nüüd niimoodi, et äkki ikkagi ei ole nagu pointi, et võib-olla Excelit kuidagi moonutan. Ja siis tuli hindamisakt ja hindamisakt oli oluliselt kõrgem kui see hind, millega nad isegi müüsid. Nii et ma tegelikult sain 14% alla turuhinna, sain kätte. Et selles mõttes võib nagu rahul olla. Nüüd on siis oluline, et jälle siin see plaan ellu viia, mis mul siin on. Teine korter on müügis, seal on hetkel üks klient on pangas ja praegu just sellel ajal, kui me siin filmime, tuli sõnum, et täna pidin siit minema 2 tunni pärast seda korterit näitama ühele kliendile, aga ta andis teada, et tal tuli mingi tööasi vahel, et ta täna ei saa tulla, et tuleb mingi teine päev. Et huvi liiga suur ei ole, aga noh, seda võis ka arvata sellepärast, et see on soklikorruse korter on ju. Aga samas need, kes tulevad, on üsna sellised nagu konkreetsed kliendid, kes on nende jaoks nagu selle selgeks teinud. Nii et loodame, et aja küsimus.